mõnedki mängud mängitud ja liidrite heitlusega täna meil siis pistmist on. Aga nüüd Maali Kaanemägi esimese temporünnak peab plokki kinni ning üle planeeriv palling. Maarja Kerneri peale pall ilusti käes. Mari-Liis Kraumann ei saanud väga hästi rünnata, proovib uuesti. Kavalalt mäng keskele, Triin Veidemannile rünnak. Julia Mõnnakmäe kaitses. Ja head kaitsemängu näidatakse praegu, Õmpu lööb. Jääb pall maha. Veidemann nüüd. Ja ei lähe tugevalt lööma seda palli. Ja kaitsetöö jällegi TTÜ naiskonna poolt, kuid siiski lõpuks pall kukub maha. Ja Kohila naiskond saab järjekordse punkti ja 6-2 siis esimeses geimis on liidriohjad enda kätte Kohila naiskond võtnud. Ja number 6 Kohila naiskonna poolt servimas Maria Aasorg, aga eksib serviga. Planeeriv palling läheb kohe üle. Julia Mõnnakmäe saab üle tulevat palli lüüa, aga jääb pall mängu. Püvi. Mõnnakmäe tõstab. Kerner peab selle lihtsalt üle lükkama. Pahmatsev. Ja nüüd on Kraumann ilusti all. Kerner uuesti ja teist korda on Kohila edu natukene sulant siin geimi kestel, aga siiski hoitakse sellist kahepunktilist edu. Mõnnakmäe. Nõlvakul serv natuke raskelt käes, aga sai keskele tõsta. Kanemägi rünnak jäi mängu, aga eastab selle oma plokipunktiga ja 10-11. Ja number 13 siis TTÜ poole pealt servimas Erle Püvi. Selja taha kiire tõste ja lühike ka ning Veidemann läks juba plokis natuke liiga ära ja jäi diagonaali suund täiesti vabaks. Maarja Kerner läheb nüüd servima. Hüppelt pall, Püvil raskelt käes ja pall kukub maha. Jõud ja Kaisa Pahmatsev seal seda palli päästa ja 13-10. 3-punktiline edu siin esimeses geimis siis külalistel. Taaskord hüppelt palling ja nüüd tuleb kohe ässaks. Erle Püvi ei suutnud palli mängus hoida ja 14-10. Vahe antud hetkel käriseb päris hästi Kohila poole pealt vaadatuna ja võib-olla Tiit Kõiv, TTÜ peatreener, peaks siin sekkuma kas time-out'i või siis mõne vahetusega, et seda rongi siin esimeses geimis mitte väga käest ära lasta. 15-10, Maarja Kerner lööb siis vaibist ehk siis 6 pealt tagaliini rünnaku punktiks ja 15-10. Ja Tiit Kõiv veel aega ei võta. Nüüd tuleb planeeriv vahele ja üle tuleva palli Maria. Antud kohtumine meil tulema uuesti karikavõistluste finaalis, kus siis kohtuvad TTÜ naiskond ja Kohila naiskond ja meeste finaalis siis samuti TTÜ meeskond ja Pärnu võrkpalliklubi, kes siis eile alistas Schenkerliiga kohtumises Rakvere võrkpalliklubi 3-0. Aga mäng siin TTÜ spordihoones jätkub. Erle Püvi võistkonna siis nii-öelda teine sidemängija ja vanem õdedest Püvidest. Mari-Liis Kraumann lööb nüüd ja vahelduseks nüüd punkt ka TTÜ-le 11-19. Ülikogenud Mari-Liis Kraumann praegu siis ei suutnud seda palli väljakul hoida ja punkt TTÜ-le juurde. Servimas siis number 3 Maali Kanemägi. Planeeriv palling sealt tulemas on. Vahtra saab kätte, nüüd teevad ilusa kombinatsiooni Kohila naised, aga pall mängus. Mõnnakmäe Kraumannile natuke ära vajus see tõste, aga jõudis Kraumann selle
enne ära lüüa ja 20. punkt siis Kohila naiskonnal juures, ainult siis 5 punkti lahutamas ongi Kohila naiskonda esimese geimi võidust. Vahepeal teeb Tiit Kõiv veel teise vahetuse TTÜ poole peal ja mängu tuleb siis number 6 Renna Koha, Kundast pärit võrkpallur ja vahetas siis välja noorema õe Püvi ehk siis Erle Püvi. Aga Kaisa Umpu ei saanud jagu praegu Kohila naiskonna plokist ja 21. punkt, vahe 10 punkti siis Kohila naiskonna poolt vaadatuna. Kohal pall ilusti käes, Veidemann saab lüüa ja nüüd lööb ära. Siuke 1,5 plokki sinna vasta jäi Kohila poole pealt ja sealt Veidemann Kohilale tõi, oligi selline hea tugev palling, mille vastuvõtmisel TTÜ naiskond hädas oli ja ka nüüd ei olnud kõige õnnestunum vastuvõtt Veidemannile, pall läks kohe üle, Aasorg sai lüüa ja pall veel mängu, aga õnnetul kombel oli TTÜ plokk võrgus. Mõnnakmäe teine serv, Püvi saab kätte, Püvi tõstab, Kanemägi pall jääb trossi peale seisma, Kerner ja ei ole pall maas, Püvi, Kanemägi ja pall on sees ja 1-1. Ilus temporännak siis TTÜ naiskonna poolt. Esimeses skeemis väga palju seda kasutada ei saanud, et sidemängija suhteliselt riskantne seda sinna tõsta. Püvi serv, Mõnnakmäe, Kernerile, Kerner saab lüüa, pall jääb mängu. Ja Püvi saab nüüd raskest kohast, jääb pall mängu, Mõnnakmäe, uuesti Kerner, ikka pall mängus. Kuue pealt Triin Veidemann nüüd, aga Vahtra hästi mängib kaitses. Kertu Laak ja nüüd kukub pall maha. Läksid kahekesi seal Püvi ja Nõlvak TTÜ poole pealt. Aga kukkus jah pall siis õnnetul kombel maha. Nüüd aga serviviga Kohila naiskonna poole pealt. Ja seis siis 2-2 teises geimis. Ja Erle Püvi, nooremõdedest Püvidest siis saab palli mängu panna. Graumann, Püvi kaitses, Veidemann peab tõstma 6 peale Püvile. Mõnnakmäe kaitses, Kertu Laak ja nüüd Mõnnakmäe läheb ise lööma. Aga lööb Kanemägi plokki. Jah, sidemängija võttis nüüd ise julguse kokku ja lõi tagantliinist siis palli, aga leidis seal selle ühe ploki üles TTÜ poole pealt. Ja jätkamas siis number 13, Erle Püvi. Planeeriv serv Kerneri peale. Graumann. Ja ühesesse plokki lööb ka nüüd Graumann. Kaisa Umpu ilusti hoidis oma käed seal õigel kohal vastas ja 4. punkt TTÜ naiskonnale, nii et märkamatult on siin juba 2-punktiline edu TTÜ võistkonnal. Kerner selja taha tõusev ja pall jääb maha. Maria Aasorg ja Julia Mõnnakmäe koostöö praegusel hetkel toimib õlitatult ja kiire selja taha tõusev toob siis 3. punkti Kohila naiskonnale. Maria Aasorg läheb ise ka servima. Nõlvak saab kätte, Püvi selja taha ja Umpu. Serv Graumannil enam-vähem käes. Maria Aasorg saab lüüa. Ja Püvide õdede koostöö toimib praegu ülitatult ja jälle see keset platsi on see koht, kuhu neid vanitusi ja selliseid kokslööke teha tundub, et Kohilal see on katmata. Sirli Laager saab aga jätkata servimist. Taaskord planeeriv pall, Graumannil nüüd ilusti käes. Kerner saab nurgast lüüa ja pall ei jää maha. Plokis saadakse näpud vahele ja Umpu saab lüüa ja see pall on maas.
Õumpu saab lüüa. 16-6. Peaks ikka midagi väga katastroofilist juhtuma, et TTÜ selle game'i praegu peaks pähe saama, sest et absoluutselt mitte midagi ei õnnestu praegu Kohila naistel. Nüüd väike segadus Sirli Laagri-Trossist, pall maha ei jää. Maria Aasorg tõstab ja Julia Mõnnakmäe lööb ja lööb selle palli out'i. Ja Peeter Vahtra teeb nüüd vähe kurjemat ajat ka, sest et seis on juba 18-6. Ja ega mis siin ikka, võtab oma teise time-out'i ära, et Vahtra peab tõstma punkti vahe, et ikkagi väga-väga raske saab siin olema, et seda vahet tagasi teha. Mõnnakmäe serv. Veidemann, pall jääb kohe üle, Kertu Laak saab lüüa, Õumpu kaitses. Püvi teeb siukse kerge ani, mis Vahtral käes. Aga see teine puude ei ole üldse hea ja Vahtra peab lõpuks seda ka minema ise päästma, aga selleks enam jõudu ei olnud ja 21. punkt siis TTÜ naiskonnale. Egle Püvi, Graumanil serv käes, Mõnnakmäe selja taha lühike, Kerneril pall mängus. Püvi saab lüüa diagonaali ja Püvi lööb. Püvi lööb ära ja 22. punkt juba siis TTÜ naiskonnal. Ja sidemängija Egle Püvi saab servimist jätkata. Tundub, et Tiit Kõivu vahetus sidemängija osas TTÜ naiskonna poole pealt on toiminud. Nüüd natukene segadust TTÜ naiskonna poolt, aga nüüd oleks vaja korralikult rünnak üles ehitada. Püvi jääb natuke madalaks ja Maria Aasorg ei jõua sinna pallini. 23-7. 23-7. Tiit Kõivul suu kõrvuni. Ja loomulikult praegusel hetkel tema hoolealustel absoluutselt kõik toimib. Serv on üle löödud, vigu ei tehta ja kontrapalle, mis kõige tähtsam, lüüakse väga efektiivselt. Graumann tagant liinist. Nõlvak, kiire tõste nüüd Püvile ja Püvi lööb plokist out'i. 24-7. Kristi Nõlvak ka ise vist vana sidemängija, et praegu küll libero positsiooni täitmas. Egle Püvi. Ja nüüd tuleb vahelduseks ka serviga. 8. punkt siis Kohila naiskonnale juurde ja Maarja Kerner läheb Kohila poolt siis palli mängu panema. Hüppelt pall, Nõlvakul käes, raske tõste sealt Õumpule ja Õumpule praegu plokki. Üheksa 24. Väike strateegia. Kerner jälle raskustes. Graumann peab tõstma, võrgu peale see tõste läheb ja peab lihtsalt üle mängima palli. Kanemägi, Vahtra mängib, Mõnnakmäe annab nüüd üle. Õumpu, Püvi, Õumpu ja Trossist pall maas. 2-0. Kodunaiskond TTÜ siis juhtimas. Ja sidemängija, kes siis tuli teisest game'ist mängu ja on nüüd oma kohta kinnitanud, Egle Püvi siis jätkab servimist. Jälle raske tõste, Kerner peab selle lihtsalt üle mängima, Õumpule läheb natuke pikaks, aga Õumpu lööb Mõnnakmäele palli siis Mõnnakmäest out'i ja 3-0. Ja tundub, et jätkub praegu mäng siis teise game'i taktis, ehk siis TTÜ lööb palli üle ja Kohila väga midagi tarka sellega teha ei oska. Ja siis TTÜ lööb kontrapalli maha, aga nüüd Egle Püvi eksib serviga ja esimene punkt siis ka kolmandas game'is Kohila naiskonnale. Ja Maria Kerner oli see, kes selle üle tuleva palli ilusti TTÜ poole anitas ja 2-3, vahe minimaalne ja Julia Mõnnakmäe jätkab servimist. Need naiskonnad siis omavahel ei ole veel
naiste meistriliigas kohtunud. Ehk siis selle hooaja esimene selline liidrite heitlus käimas praegu on. Mõnnakmäe jätkab servimist, 3-3 vahepeal siin Egle Püvil võeti soe pall ja nüüd Kaisa Umpu pealt tuleb äss-serv ja võib-olla ei oleks pidanud seal nii palju välja võtma, et Mõnnakmäe nägi selle ära ja diagonaalründajale ässa ära pani. Mõnnakmäe jätkab servimist ja planeeriv Veidemannil käes. Umpu ja pall on maas. Jäi ploki ja võrgu vahele ja sealt enam Mõnnakmäe seda päästa ei suutnud. 4-4 tablool viik siis kolmandas geimis ja võitluslikult see kolmas geim siin alanud on. Number 13, Erle Püvi. Servimas. Mõnnakmäel hästi käes, Kerner saab kiiret kahe pealt lüüa, Nõlvakul pall käes. Veidemann võrgu pealt, Vahtra päästab. Oi, Kanemägil praegu valus eksimuse, pall jääb mängu, nüüd saab Laak lüüa ja ei eksi ühe ploki vastu. Külalised siis 5-4 praegu eduseisus. Ja number 7, Maarja Kerner. Kohila võrkpalliklubi poole pealt siis paneb palli mängu. Nõlvak, Püvi ja Kanemägi löök jääb maha. Saavad küll Kohila naised kaitses palli kätte, aga teist puudet ei õnnestu sealt edasi mängida. Ja väga palju on Egle Püvi mänginud siin sellist vahet tõusvat. Mitte et temporündaja siis sidemängijale kohe külge ei tule, vaid natukene siis eemalt. Ja nüüd natuke kaheldav otsus ka siit esimeselt kohtunikult Ergo Varblaselt. Suhteliselt puhas tundus vähemalt siia teisele korrusele TTÜ spordihoones, et Julia Mõnnakmäe tõste oli ikkagi küllaltki puhas ühe käega ja oleks võinud võib-olla edasi lasta mängida, aga Graumann nüüd lööb palli lihtsalt üle ja Püvi ja esimene tempo, Loormann jääb plokki kinni, Veidemann nüüd paneb teise palli kohe üle ja Maria Aasor kanitab, pall maha ja Umpu peab tõstma, Veidemann ja nüüd Mõnnakmäe õigel ajal õiges kohas, Kertu Laak lööb kohe ja üllatab sellega TTÜ naisi ja 6-6, taas kord siis viigiseis tablool. Jah, lõi teise palli kohe Kertu Laak sealt diagonaalründaja Kohila poole pealt ära ja 6 punkt Kohilale juurde. Maria Aasorg ja see pall läheb pikaks ja lihtne naiskonna poole pealt. Aga temporündaja siis ka Kohila poole pealt servimas, Laura Parts. Püvil sõrmedega läheb pall üle, Püvi hüppab ilusti plokki seal ja nüüd on Siim Pool TTÜ poole pealt, Kanemägi trossi. Mõnnakmäe, Kerner ja nüüd jääb pall maha. Umpu saab küll palli mängu toodud, aga sealt edasi enam keegi ei suutnud mängida ja 10-10. Laura Parts jätkab servimist. Püvi ja sidemängija Anitus jääb nüüd Kohilal poole peal maha. Et siin esimeses geimis tuleb ette situatsioon, kus Mari-Liis Graumann juba enne Kaisa Pahmatsevi oli enam-vähem õiges kohas side Anitust võtmas, siis nüüd Egle Püvi Anitusele käsi alla enam Kohila poole pealt ei saadud. Selja taha vahe ja Maria Aasorg lööb, tundub, et 2 ploki vahelt seal TTÜ naiskonna poole pealt palli maha. Ja seis siis 11-11. Et noh, kindlasti tasavägiseim game siin selle tänase mängu jooksul. Nüüd vist natuke Audi poole hakkas see pall minema ja Maali Kanemägi lööb Maria Aasorgi plokki. 1-1 olukord seal keskel, aga Aasorg ilusti loeb Kanemägi rünnaku suuna ära ja käed õigel ajal vastas. Plokipunkt siis Kohilale ja nüüd läss otsa. 13-11. Et jah, nüüd väikene mõõdaperiood võib-olla TTÜ-l, et ja viiakse Erle Püvi nüüd
vastuvõtust ka eemale ja jäävad sinna kahekesti Triin Veidemanni ja Kristi Nõlvaku vastuvõtutsooni. Hästi nüüd Kanemägi eastab oma plokis ja Lõumpuu anitab, ei jää pall maha. Püvi teisele Püvile ja siit läks tõste natuke pikaks ja Erle Püvi ei suutnud seda palli mängu. Julia Mõnnakmäe. Ka kogenud naissidemängija, kes tegemist on siin Eesti meistriliigas. Veidemann 6 pealt, Mõnnakmäe kaitses, Maria Aasorg võrgu peal üritas seda palli anitada, aga jäi plokki kinni ja tagant enam julgestamas Kohila poole peal kedagi ei olnud. Ja nüüd siis vahetus ka TTÜ poole pealt. Number 6 Renna Koha tuleb number 8 Triin Veidemanni asemel siis TTÜ poole pealt väljakule etteliini tugevdama. Hästi Püvil käed all, kohe kohale tõste. Ja kas jääb pall mängu? Jääb, Nõlvak hästi päästab. Mõnnakmäe taha nüüd lühike, jääb pall maha, aga jah, Egle Püvi praegu natukene mängis üle võib-olla selle olukorra, et küllaltki lihtne pall, aga läks pall antenni juurde outi ja sealt enam päästa ei õnnestunud. Maarja Kernel, Nõlvak, Püvi, Koha saab uuesti lüüa. Raskest positsioonist, pall jääb mängu. Graumann, plokis näpud vahel ja nüüd Maria Aasorg. Ei näita just kõige osavamat tegutsemist ja julgestuspall kukub temast Kohila poole peale maha, aga nüüd tuleb veel vahetus TTÜ poole pealt ja Triin Taliga tuleb siis Maali Kanemägi asemel servima TTÜ naiskonna poole pealt. Nii et Tiit Kõiv siin juba oma 3. vahetuse siis tegemas on. Vahtra serv käes, selja taha tõusev ja Maria Aasorg lööb palli plokist 16. punktiks Kohilale maha. Läheb nüüd servima ja Peeter Vahtra käest sai veel viimased õpetussõnad. Aga geimi jooksul või mängu jooksul, aga 21. punkt Kohilal juures. Laura Partsi serv oli piisavalt tugev ja teine time-out siit. Aga läheb pall natukene outi ja 22-17. Tundub, et ikkagi võtab Kohila siit teises geimist vähemalt endale geimi võidu ära. Püvi ja Püvi. Aga pall maha ei jää. Graumann peab nüüd üle mängima palli ja mängib Õumpuu välja ja sealt tuleb soe pall ka veel otsa. Ja 23-17. No, kogemustega Graumann mängis praegu Kaisa Õumpuu rünnakust välja ja sealt ka punkt tuli lõpuks. Nüüd aga TTÜ poole pealt siis tagasi vahetus. Renna Koha läheb väljakult ära ja Triin Veidemann tuleb tema asemel. Renna Koha, ma arvan, et sai oma ülesannetega enam-vähem hakkama, et vastuvõtt, kui temale tuli, siis oli enam-vähem käes, ja tegi ka korraliku 2 servi siin. Ja nüüd Julia Mõnnakmäe teeb pika ani, mis talle esimeses game'is ka välja tuli, aga nüüd läheb palli jagu pikaks ja punkt 18 siis TTÜ-l juures. Ja servimas Egle Püvi. Mõnnakmäe kiiret selja taha tõusev, aga pall maha ei jää ja nüüd Kristi Nõlvaku mina oli isegi siia kõrvaklappidesse kuulda, aga Triin Veidemann ikka teda sinna segama läks. Pall mängus ja nüüd Erle Püvi lööb 19. punkti TTÜ naiskonnale juurde ja õdede Püvide koostöö praegu sujus õlitatult ja Egle Püvi vanem õdedest siis saab ka servima minna. Planeerivad servi sealt oodata on ja
ja hästi käes praegu nüüd Kohila naiskonnal ja kavalalt Maarja Kerner lükkab õumpuu plokist palli välja ja esimene gamepall siis kolmandas game'is kasutada Kohila naiskonnal. Veidemannil ei ole serv käes ja õumpuu lööb, Anitab õigemini ja Kertu Laak nüüd hüppelt tõste ja Maarja Kerner lööb plokki. Mõnnakmäe 6 peale Graumanile, teeb sellise keset platsi koksu ja on TTÜ raskustes seda palli mängima. No nüüd ei ole diagonaalrünnakut, aga ikkagi suudab Maria Aasorg kolmanda game'i lõpetada siis spordihoonest TTÜ meeskonna ja Jelgava Biolarsi vahel. Ja pärast seda siis kell 6 Lätimaal Kuldigas Parenta spordihallis kohtuvad siis kohalik ASK Kuldiga Järvamaa võrkpalliklubi meestesarjas ja kell 6 siis 2 mängu algamas Tartu Ülikoolis kohtuvad Bigbank Tartu ja Daugavpils Universitate ja Audentese spordihallis Tallinnas Selver Tallinn ja Poljurs Osonjeki. Aga vahepeal siin meie ülekandes siis saanud esimese punkti TTÜ naiskond. Ja nüüd peavad raske palli üle mängima TTÜ naised, saavad sellega edukalt hakkama, temporünnak. Pall maha ei jää, aga kõlab teise kohtuniku vile, mis annab märku, et keegi TTÜ naistest oli plokis olles võrgus. Ja seis siis 1-1 neljandas game'is. Maarja Kerner palli mängu, Püvi tõstab jõle võrgu peale selle, aga õumpuu saab üle mängida. Aasorg. Püvi, nüüd hea tõsta õumpuu. Vahtra ilusti kaitses, Mõnnakmäe. Ja Mari-Liis Graumani diagonaallöök läheb pikaks. Ja seisuks 2-1 TTÜ poolt vaadatuna. Ja number 13 Erle Püvi. Serv väga hästi käes, aga nüüd ei ole Mõnnakmäe ja Aasorgi koostöö kõige parem ja annavad lihtsa palli TTÜ poole peale ja Renna Koha TTÜ poole pealt kasutab selle võimaluse ära ja lööb ilusti piki piiri kolmanda punkti TTÜ-le. Servimas siis Erle Püvi. Planeeriv pall. Kerneril pall käes, Mõnnakmäe ja annab Laagile ilusti. Kristi Nõlvak kaitses. Mõnnakmäe ja uuesti Laak. Ja nüüd on pall maas, näitab Ergo Varblane. Ja Kristi Nõlvak sellega absoluutselt rahul ei ole. Ja tundus ka mulle kuidagi imelikul moel, et see pall ikkagi oli õhus veel. Aga siiski Ergo Varblane vilistas palli maha ja teine punkt Kohilale. Nõlvak, Püvi, õumpuu. Ja nüüd lööb Mari-Liis Graumani plokki seal. Ei olnud ka kõige mugavam seda lüüa, aga võinuks võib-olla mõelda mingi teise lahenduse. 3-3 viigiseis siis tablool neljandas game'is. Ja Maria Aasorg jätkab servimist. Püvi, õumpuu. Ja nüüd lööb Graumani plokist outi. Ja tulemas siis planeeriv serv. Püvi tõstab. Püvi lööb ka ja diagonaallöök. Jääb maha ja 7-8. Ei jõudnud seal Maarja Kerner 4 pealt kaitsesse välja tulla ja Mari-Liis Grauman oli natuke ploki taga ja ei suutnud ka seda palli kaitses mängida. Mari Loorman ja pikk serv on raskelt käes. Kerner saab lüüa ja pikki diagonaali. Plokk läks nüüd natuke nurka ära ja tõesti jäi lühikeseks ja sealt see diagonaali sektor, kuhu seda palli lüüa on suhteliselt suur ja väga raske kaitsel seda palli mängida. Julia Mõnnakmäe, Kohila naiskonna sidemängija servimas.
Püvi ja ilusti teeb ära. Ja Peeter Vahtra on täiesti vihane sellise kaitsemängu poole pealt oma hoolealuste üle ja väga kavalalt siis 8. punkt TTÜ naistele juurde läheb. 8-9 Egle Püviga servimas. Graumannil super hästi pall käes. Ja Ergo Varblane võtab siit juba vist 3. soojapalli Julia Mõnnakmäele, kui mälu ei peta, et väga range joonega on neid ühe käe tõsteid küll siin esimene kohtunik võtnud. Egle Püvi, Graumannil raskelt pall käes, Vahtra peab tõstma, Kertu Laak diagonaali, aga pall maha ei jää, Püvi hästi mängib kaitses. Kerner plokki ja nüüd see pall. Maria Aasorg saab küll palli käe alla pallile, aga pall lendab kaugele väljakust välja ja 10-9. Minimaalne edu siis kodunaiskonnal siin 4. geimis ja nüüd paar kaitsepalli, mis siin TTÜ naiskonnal on edu toonud. Maria Oasarg nüüd madala tõste suudab mängu jätta umpu ühe ploki vastu. Pall maha jää. Graumann ja eksib ka kogenud Graumann. 11-9. Nüüd on siin juba kuskil 4 punkti järjest TTÜ naised saanud ja Egle Püvi kõigepealt heast anitusest võrgukoha veel ja hea serviseeri otsa, et aga nüüd ühe ploki vastu Kertu Laak enam ei eksi ja punkti juurde Kohila naiskonnale. 10-11. Ja Maarja Kerner servimas. Hüppelt serv, Püvi päästab ja Maali Kanemägi annab üle ja nüüd on võimalik plokis punkt võtta. Aga Kertu Laak võimsalt diagonaali lööb palli maha. Kõrgelt löödud ja teravalt diagonaali ning kaitses püüdmatu pall TTÜ naiste jaoks. Maarja Kerner vahepeal siia planeerib otsa, Püvil raskelt pall käes. Õumpu! Ja kõlab teise kohtuniku vile. Ja plokk võrgus. Ja Erle Püvi, TTÜ nurgaründaja, servimas. Vahtral super hästi käes jälle. Ja Graumann poole teise ploki vastu lööb palli maha. 12-12. Tõesti, Kohila naiste vastuvõtt on siin mõne erandiga olnud küll väga mugav sidemängijale ja sealt seda mängu üles ehitada on juba suhteliselt lihtne ja plokki laiali mängida. Püvi ja Kanemägi, aga ei jää need anitused maha. Graumann peab alt üle mängima. Koha, Püvi, õumpu! Mõnnakmäe mängib kaitses ja päästavad veel, mis päästa annab, aga planeeriv pall, Graumann, Mõnnakmäe mängib taha, hästi Veidemann kaitses. Ja Maarja Kerner saab lüüa ja lööb umpu pikali. Ja tagasivahetus ka TTÜ poole pealt. Mari Loormann tuleb Sirli Laagri asemel väljakule tagasi ja 17-17 tablool, viigiseis. Väga pingeliselt kulgenud see 4. game siin ja Püvi saab ise oma raske palli ja lööb selle nüüd ära. Ja Peeter Vahtra ei ole absoluutselt rahul libero Pille Vahtra tegutsemisega. Väga hästi löödud tegelikult Erle Püvi poolt sinna taha pika 5 nurga peale ja seda seal kaitses mängida on isegi natuke palju võib-olla tahta. Aga Kertu Laak nüüd taas kord kõrgelt ja jõuliselt 18. punkt Kohilale juurde. No kogemusi peaks ju Kohila naiskonnal olema küll, et kui me siin vaatame ükshaaval kas või mängijaid, Maarja Kerner, kes näiteks servimas kogenud mängija ja
aga Maali Kanemägi lööb temporünnakust palli maha ja 19-18 tablool seis. Ja Erle Püvi jätkamas siis serviga. Kerneril pall raskelt käes, Graumann saab lüüa, anitab. Püvi, Nõlvak, Püvi anitab vastu ja see pall on maas. Pille Vahtra taas kord käsi all, aga Maria Aasorg jätkamas siis Kohila poole pealt servimist. Kristi Nõlvak, jällegi temporünnak, aga ei toimi see just kõige paremal kujul ja Mari-Liis Graumann mängib Püvile. Nõlvak, Veidemann saab lüüa, aga lööb pikaks ja viik tablool 20-20. Võib ka vaest edu tuua, aga number 6 Maria Aasorg jätkab servimist. Kristi Nõlvak ei olnud kõige paremini käes ja nüüd Triin Veidemann lööb Kertu Laagi plokki. Ja 21-20. Ja nüüd on Veidemann siin juba teist korda rünnakul eksinud, et võib-olla oleks aeg rennakoha hetkeks tagasi tuua. Maria Aasorg jätkab aga servimist. Kanemägi ja ei ole see rünnak üldse efektiivne ja nüüd kukub keset platsi pall maha, mida siin TTÜ naiste poole pealt pole ikka tükk aega juhtunud. Ja geimi lõpp on siin kuulunud Kohilale ja tulebki see vahetus, millest siin eelmine punkt juttu oli ja rennakoha võtab siis platsil koha sisse Triin Veidemanni asemel. Ja Trossis serv ja mängu õmpu saab lüüa ja see pall läheb jälle pikaks. 23-20. 5 punkti järjest geimi lõpus on kuulunud siis Kohila naiskonnale ja jätkaksid ilma kaotuseta naiste meistriliigas. Ja juba praegu ollakse siis 18 punktiga ülivõimsalt tabeli liidrid. Püvi ja Umpu ja nüüd lööb Umpu ära. 21-20. Maarja Kerner suutis vastuvõttu enam-vähem kätte saada. Kertu Laak paneb nüüd matšpalli mängu. Kohal läheb vastuvõtt ära ja Erle Püvi eksimusega tagant liinist lõpeb